on teie ees poiste ansambel lauluga Reibas linna päkapikk. Palume lavale 3. klassi tüdrukute ansambli, kes laulavad teile jõululaulukese. Poiste ja tüdrukute ansamblit juhendas õpetaja Ene Lumi. Nüüd on teie ees 2 solisti, Hellika Otsar ja Tõnis Sarap. Nende esituses kuulete 2 laulu, Kuuse tegemise laul ja Jõuluhaldjad. Kui kuuske tehti, temale ei tehtud lehti. Lehed olid jälle otsas, olid teiste puude otsas. Lehed olid jälle läbi, hukas talle jäi ja kädi. Leht, kus suviti on lehtes, sügised kividu ehtes. Kuusk on ikka õigi haljas,
Vanasti kui kuuske tehti, temale ei tehtud lehti. Lehed olid jälle otsas, olid teiste puude otsas. Lehed olid jälle läbi, kokas talle jäi ja käbi. Leht, kus soviti on lehtes, sügiseti pidu ehtes. Kus on ikka õigi haljas, eales ta ei ole paljas. Ta ei oska lehtida ja kuuske ehtida. Kus on ikka õigi haljas, eales ta ei ole paljas. Ta ei oska lehtida ja kuuske ehtida. Ansambel esitab teile iidse jõululaulu Oksa õnnistab.
palume lavale lastekoori. Nende esituses kuulete Valge lumevalgus ja Haldjate jõuluöö.
pühkinud, kojamehe luude lund pole kokku pühkinud. Suuri valgeid helbeid lendab täna heldelt, suuri valgeid helbeid lendab. Suuri valgeid helbeid lendab täna heldelt, suuri valgeid helbeid lendab. Loodus kiigeb unne lumepuhtal linal, akna taga lumement viipab porgandinaks, akna taga lumement viipab porgandinaks. Suuri valgeid helbeid lendab täna heldelt, suuri valgeid helbeid lendab. Suuri valgeid helbeid lendab täna heldelt, suuri valgeid helbeid lendab. Joo! Kõiki neid etteasteid juhendas õpetaja Silja Otsar. Ja nüüd saab sõna Vaatepa kooli direktor Ilmar Kesselmann. Ma tulen teile natuke lähemale. Head inimesed, teile peab kuidagi natuke teistmoodi rääkima. Lepime kokku, et mina räägin praegu. Laid, sa võid tulla. Sa räägid. Ei taha? Ei soovi täna. Aga milles küsimus? Ei olegi. No siis, kui üks räägib, teised on aita on nii. Mul ei ole vastu, kui sina tuled rääkima. Ma kuulaksin hea meelega. Sul on mida öelda. Eelmine aktus püüdsin rääkida natuke sellest, et mida see jõuluaeg tähendab. Ja ega ma ei hakka neid raamatute tarkusi teile ette lugema. Ma pigem räägin seda, mida mina olen tunnetanud selle jõuluajaga seoses. Ja minu jaoks on see mälestus olnud päris kauge. 2 korda nii kauge, kui te vanad olete praegu. Et sinna on rohkem kui 50 aastat tagasi. Ja kõige rohkem seostus ta sellega, et vanaema pool, mõlema vanaema pool olid kuused. Ma ei mäleta, kas ta oli see praegune jõuluaeg, oli ta varasem, oli ta hilisem, aga ta oli kuusk, oli toas. Ja kindlasti söödi verivorsti. Vanaemal oli selline verivorsti küpsetamise tava, et ta pani selle paja pani ahju ja seal ta siis vaikselt särises ja see lõhn oli natuke teistmoodi kui praegu. Ma ei tea miks. Ta oli see ehtne verivorsti lõhn ja seda tehti ka kodus. Seda ei ostetud poest nagu tänapäeval. Paljud teist teevad kodus verivorsti. 1, 2, 3. Ja võtke siis, ütleme, poe oma kõrvale, proovige, kumb on parem. Kinnast oli jõulude ajal väike poiss ja tema vend, ma räägin endast, oma vennast saime ka kingituse. Ma ei mäleta neid kingitusi, nad ei olnud suured, nad ei olnud kallid, aga nad olid südamest inimesele kingitud ja nad olid tavaliselt igapäevaks vajalikud asjad. Tänapäeval mõeldakse ja loodetakse kingipaki sisu peale hoopis teistmoodi. Peab olla midagi sellist, et süda väriseks sees. Nii edasi. Kindlasti põletasime küünlaid. Ma ei mäleta, et esimeste uuskude puhul säraküünlaid oleks olnud. Küünlad põlesid. Käidi ka kirikus. Vanaema vanaisa olid mitte päris usklikud, aga nende jaoks oli oluline see, et
kusagil kõrgel, kaugel keegi jälgib ja vaatab meid ja kui tarvis kaitseb meid ja mõnikord teeb ka niimoodi, ta käis natuke teistmoodi. Jõuluaeg tänases päevas on midagi taolist. Et küll oleks hea, kui me oskaksime ja suudaksime seda ilusat rahulikku jõuluaega niimoodi vastu võtta, niimoodi selle sees olla, et meil kõigil oleks hea. Kindlasti ma usun, et meil kõigil on uused kodus. Päkapikule soovid on ära saadetud ja nad on enam-vähem sellised reaalsed, mitte utopistlikud või kuidas. Andres, sul ka? Mul ka. See jõuluaeg on selles mõttes hästi oluline, et ma kusagilt kaugest minevikust hakkasin peale. Aga ta ongi selline aeg, kus mõeldakse selle peale, mis oli, mis on ja mis tuleb. Ja meil on tänasel päeval selles mõttes vedanud, et on just see talvine pööripäev. See, kus talv saab alguse. Et hästi mõnus vaheajale mineku aeg. Et kui me nüüd kodus istuma jääme selle jõulukuuse ja jõululaua juures, et siis oleks hea, kui seal oleks meie kõige kallimad, armsamad inimesed selle ümber. Ja kindlasti mõttes nii mõnigi tool jääb tühjaks, inimesi ei ole enam. Ja ilmselt on nii noorte kui vanemate seast neid läinud, aga jõulud on ka see aeg, kui nende peale mõtleme. Ja saadame mõttes meile ka jõulutervitusi, jõulusoove ja usume, et nad võib-olla kusagil kaugel näevad meid. Jõuluaeg on ka see aeg, kus mõtleme selle peale, et mis nüüd siis sel aastal natuke kehvemini läks. Kas olid need möödapanekud või möödaminekud? Mõtleme selle peale, kuidas edasi liikuda. Ja eks eriti tõsine ole meie praegustel 12-ndikel, sest teie järgmised sammud on hästi vastutust nõudvad, nad on hästi tõsised, aga ma usun ja loodan, et te teete neid õigesti ja saate ilusasti, mõnusasti edasi liikuda täpselt nii, nagu te ise seda soovite. Ja teistele soovin ka seda, et õppimine ei ole kerge töö. Ta on tegelikult hästi raske töö. Ja kui teie ees on veel ka 10 erineva stiili ja õpetamismetoodikaga õpetajad, siis ikka pagana raske on kohaneda küll. Ja mõni võib-olla ei kohanenud. Aga vähemalt need, kes siin saalis praegult on ilmselt kohanenud. Nemad saavad hakkama, ma loodan. Ja minu soov ongi selline, et olge sellised, nagu te olete. See teebki selle maailma huvitavaks, põnevaks. Ja püüdke tegutseda niimoodi, et te mitte kellelegi ei teeks haiget, ei teeks liiga, ei paneks kedagi mõtlema, et miks ta küll niimoodi tegi, mis oli selle asja põhjus. Ja kuna päris palju on teid juba täiskasvanud inimesi, siis ma ikka jälle ütlen teile, et see ahvatluste maailm on nii lai ja nii mõõtmatu ja nii suur. Ärge teie selle kõigega kaasa minge, sest ja, kõike võib juhtuda. Ilusad jõuluaega, head õpilased, teile, kõigile teie lähedastele
ja olge mõistlikud, olge seadusekuulekad.